Tere! Selles videos tuleb juttu Rooma keisririigist. Täpsemalt näiteks sellest, mis nimi minul oleks, kui mina oleksin Rooma keiser. Ja ma räägin paar vahvat lugu valitsejatest, kellel katus ikka täiega sõitis. Eelmises videos oli juttu kodusõdadest Rooma riigis ja Julius Caesarist. Millega need kodusõjad lõppesid? Need lõppesid sellega, et võimule sai Caesari kasupoeg Octavianus. Ja nüüd edaspidi hakkaski olema nii, et kogu võim Rooma riigis oli ühe inimese käes. Seda inimest nimetati keisriks ehk imperaatoriks. Kuna Caesar oli olnud nii võimas ja tähtis tegelane, siis järgmised valitsejad võtsidki endale lisanime Caesar. Näiteks keiser Tiberius Claudiuse valitseja nimi oli Tiberius Claudius Caesar. Tegelikult oli see veel pikem. Või kui mina rändaksin ajas tagasi ja saaksin Rooma keisriks, siis mu valitseja nimi oleks Christosiig Caesar. Kuna vanad roomlased ise tõenäoliselt hääldasid Caesarit hoopis kaisar, siis sellest tuligi sõna keiser. Ja see tähendabki nii hilisemas ajaloos kui ka tänapäeval eriti võimast valitsejat. Ehk siis keiser on põhimõtteliselt nagu kuningas, et tal on ainuvõim ja et see on päritav, aga kuningad on tavalistel riikidel. Keisrid on eriti võimsatel riikidel, nagu näiteks Rooma impeeriumil. Ehk siis Julius Caesariga lõppes Rooma vabariik ja alguse sai keisririik ehk impeerium. Kui vabariigi ajal olid kõige tähtsamad senat ja 2 konsulit, siis nüüd oli kogu võim keisri käes. Esimeseks keisriks nimetataksegi Caesari kasupoega Octavianust, kuigi ta on tegelikult rohkem tuntud aunime poolest, mis talle anti, Augustus. Aga miks Caesar esimene keiser ei olnud? Tema järgi ju tekkis üldse see nimetus. No, te võite seda meelde jätta niimoodi, et Caesar oli nii-öelda originaal ja Augustus oli esimene koopia. Ja kõik teised olid ka järjest koopiad hiljem. Kas see oli hea või halb, et vabariigi asemele tuli keisririik? Mis sina arvad? Ühest küljest võib väita, et see oli hea, sest kord sai majja, kodusõjad lõppesid ja keisririigi esimest 200 aastat nimetatakse Rooma rahuks. See oli üks pikimaid rahuperioode Euroopa ajaloos. Terve Lääne- ja Lõuna-Euroopa kuulus ühe riigi võimu alla ja polnudki ühtki teist riiki, mis oleks Roomat ohustanud. Samal ajal riigi sees oli turvaline, nii et põllumajandus, kaubandus, käsitöö ja kultuur said kõik areneda. Ja rahvaarv kasvas, inimeste eluolu läks paremaks, aga alati on ka teine külg. Vabariigi ajal oli olnud ikkagi niimoodi, et riigiametitesse valiti, vähemalt osaliselt, selle järgi, kas see inimene oli pädev, kas ta suutis riiki juhtida. Aga kui on päritav võim, siis on alati oht, et see, kes võimu pärib, on täielik tumba, lammas või veel halvem, kui ta on hull. Näiteks. Rooma keisririigis oli läbi aegade palju keisreid. Mõni neist oli väga tark ja tubli. Näiteks Marcus Aurelius oli keiser, aga ühtlasi ka üks oma aja targemaid inimesi. Ta oli tuntud filosoof. Aga siis olid sellised tegelased nagu Caligula ja Nero. Esmalt Caligula. Kui ta oli keiser, siis millega ta tegeles? Kas sellega, et korraldada, kuidas Rooma riigi elanike elu paremaks teha? Või kuidas vallutada uusi maid? Ei, tal olid hoopis teised huvid. Ma toon mõned näited. Näiteks talle meeldis riietuda erinevateks jumalateks ja ta lasi end kutsuda Jupiteriks ehk Rooma peajumalaks. Veits veider, aga okei. Tal olid verepilastuslikud suhted oma õdedega. Ta muutis oma palee lõbumajaks. Omapärane mõte. Siis tal oli üks lemmik hobune, kelle ta tahtis nimetada konsuliks. Hobuse tahtis nimetada konsuliks. See ajas senati räigelt närvi. Ja siis ükskord olid suured vaatemängud, kus pidi toimuma kurjategijate hukkamine, nii et nad heidetakse metsloomadele söögiks. Ja seda oli kogunenud vaatama hästi palju rahvast. Kõik olid, et nii põnev, näeme verd, Aga juhtumisi ei olnud parasjagu kurjategijaid. Ja siis Caligula vaatas, et igav on. Ja ta andis käsu visata osa publikust loomade ette. Ja siis veel 2 huvitavat tsitaati Caligulalt, et mis ta on öelnud. Üks on see, et kui vaid Rooma rahval oleks ainult üks kael, et siis ta lõikaks selle läbi. Ja teine tsitaat, las nad vihkavad mind, peaasi, et nad kardaksid mind. Lõpuks Caligula enda ihukaitsjad tapsid ta ära.
ja umbes samamasti mees oli Nero. Tema lasi näiteks oma ema ära tappa, sest ema tahtis tegelik valitseja olla. No seal perekonnas käis üldse mingi kõva üksteise mahanottimine, sest kõik tahtsid ise keisriks saada. Igal juhul siis Nerole väga meeldis esineda teatrietendustel ja spordivõistlustel ja üldse olla tähelepanu keskpunktis. No niimoodi natuke ebanormaalselt palju. Ta tahtis olla staar ja showmees, ta kulutas meeletult palju raha, ei huvitanud, kui palju mingid asjad maksavad ja nii edasi, riigi asjad ka eriti ei huvitanud. Nii et näiteks ükskord ta läks Kreekasse osalema olümpiamängudele ja võitis seal kõikidel aladel. Näiteks kaariku sõidus, tal küll kaarik läks ümber ja ta jättis sõidu pooleli, aga ta sai ikkagi olümpiavõitjaks, sest ta oli keiser ja öeldi, et kui ta oleks sõidu lõpetanud, siis ta oleks kindlasti võitnud. Jah, muidugi. Aga muidugi kõige kuulsam lugu Neroga on sellest, kuidas Rooma linnas puhkes aastal 64 suur tulekahju. Ja suur osa linnast põles, palju inimesi hukkus ja mida Nero sellel ajal olevat teinud, kui Rooma linn põles ja kui leegid möllasid? Ta olevat võtnud välja pilli ja hakanud laulma laulu Trooja hävingust. Ja osad inimesed isegi väitsid, et Nero ise lasi linna põlema panna, et ta saaks etendada Trooja hävingut. Ja et see näitemäng mõjuks rohkem nagu päris, et leegid oleksid taga ja niimoodi. Ja mõned jälle väitsid, et ta tahtis tulekahjuga teha ruumi oma uue uhke palee jaoks. Muidugi ei tasu neid jutte ka liigulaste Nerost võtta päris 100% tõena. Palju sellest võivad olla tegelikult pahatahtlikud kuulujutud, sest roomlastele väga meeldis pahatahtlikke kuulujutte rääkida. Seda, kuidas Caligula ja Nero ise neid sündmusi nägid, me tegelikult ei tea, sest nemad ise ei kirjutanud midagi üles. Aga kui need lood ka päris tõsi ei ole, siis minu meelest need näitavad päris hästi, mis olid keisririigi ühiskonnakorralduse miinused. Sest mitu pead on ikka mitu pead, nagu öeldakse. Vabariigi ajal oli võim senatil ja seal oli palju erinevate arvamustega inimesi. Keisririigi ajal tegutses küll senat edasi, aga sellel ei olnud enam mingisugust päris võimu. Et see oli lihtsalt nagu siuke rikaste vanameeste jututuba või kooskäimiskoht. Et kõik olulised otsused tegi keiser. Aga mida veel Rooma keisririigist rääkida? See oli aeg, millal Rooma saavutas oma suurima ulatuse. Keiser Trajanuse ajal ulatus Rooma impeerium Šotimaalt Iraagini välja ning Ukraina lõunaosast Marokoni. See ühendas enda alla kõik need tsivilisatsioonid ja kultuurid, keda me sellel aastal oleme seni õppinud. Egiptus, Mesopotaamia, heebrealased, Kreeka ja lisaks tõi tsivilisatsiooni ka Lääne-Euroopa maadesse. Pindala poolest jäi Rooma keisririik pisut alla Pärsia impeeriumile ja Aleksander Suure impeeriumile, aga rahvaarvu poolest oli see kõige suurem riik, mis oli kunagi olnud. Keegi ei tea täpselt, kui palju elanikke Rooma riigis oli, aga ajaloolaste arvamused jäävad enamasti 50 ja 100 miljoni vahele. See oleks ka tänapäeval üsna suur riik ja sel ajal oli see tohutult võimsam kõigist naaberriikidest. Ainult Hiina keisririik oli samal ajal umbes sama suur, kuid otseseid kontakte roomlastel Hiinaga ei olnud. Hiina oli lihtsalt nende jaoks üks väga-väga kauge maa, millest Roomas oldi võib-olla midagi kuuldud, aga õhkõrnalt. Rooma linn oli muidugi kogu selle impeeriumi kese. Selle tõttu kujunes ka selline ütlus, nagu kõik teed viivad Rooma. Rooma linnas elas hiilgeaegadel umbes 1 miljon elanikku ja sellega oli see maailma suurim linn. Ja veel keisririigist. Kui roomlased mingi ala vallutasid, siis sellest moodustati provints. Ehk siis provints oli selline haldusüksus, et riik jaotati sellisteks üksusteks, et oleks seda lihtsam valitseda. Ja Rooma riigi võimsuse tipul oli neid provintse umbes 50. Näiteks roomlaste valdused Suurbritannias olid Britannia provints. Hispaanias olid sellised provintsid nagu Tarraconensis, Lusitaania ja Baetica. Rooma linn ja Itaalia olid Rooma riigi kõige tähtsamad osad. Need ei olnud provintsid. Et sealsetel elanikel olid siis kodanikuõigused. Nii et provintsid olid teisejärgulised. Need olid lihtsalt vallutatud alad, need ei olnud nii tähtsad. Provintside elanikelt korjati siis palju makse ja selle eest ehitati Rooma linnas ja Itaalias igasugu kasulikke asju. Nagu näiteks teid, veetorustikke ja nii edasi. Ja kuidas seda nüüd kõike kokku võtta? Esiteks, pärast Caesarit tuli Roomas võimule tema kasupoeg Octavianus, keda tuntakse rohkem Augustuse nime all. Teiseks, sellega lõppes vabariigi aeg ja alguse sai Rooma keisririik. Kolmandaks, keisririigis oli kogu võim keisri ehk imperaatori käes. Neljandaks, ühest küljest tagas see mõneks ajaks korra ja pika rahu,
teisalt said kohati võimule inimesed, kes ei sobinud riiki juhtima. 5. keisririigi ajal saavutas Rooma riik oma võimsuse tipu. Aitäh vaatamast ja kohtumiseni!